Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kõik toredad esmaspäevased nutisõltlased, kes telefonid käes ja arvutid käes vaatate ja ega see nutiseadmetest midagi tarka ei tule. Meil on teile hea uudis, nüüd tuleb küll, sest et meie saates midagi tarka ikka tuleb. On ju, Rainer? On, et täna meil on ka külaline kutsutud siia saatesse ja Jaak võib-olla ennast ise ei tutvusta. Ja, miks selgelt nägija näeb, aga meie ei näe teda. Ja, et kui on võimed, siis te näete, kes see istub. Et Jaagul on, et miks et võib tunduda natuke naljakas, aga tegelikult meil mõlemal ja meie tuttavatel on kogemus inimestega, kes lihtsalt kaovad ära. Ja, Jaak on ka kadunud. Ja miks nad ära kaovad, et tihtilugu nad näiteks üürisid korterit ja ei taha näiteks raha maksta või siis, aga sellega tihtilugu kaasneb asjaolu, et asjad jäid maha. Ja nii ka Jaaguga. Ja siis mõtlesime, et kõige lihtsam need asjad tagasi anda on Jaak saatesse kutsuda. Et kuhu me paneme su asjad, jo? Aga mõtlesimegi, et toome Jaak sulle siis näiteid sellest, mis on saanud sinu ja sinu sõprade asjadest, sest et ei võta lihtsalt toru. Ja, ega ei vasta sõnumitele. Ega kirjadele. Ja. Et mis on nagu kogemus, et sinu sõbrad ilmuvad aastaid hiljem välja ja siis on probleem kasvanud palju suuremaks, kui ta alguses üldse oli. Aga mis üldse legaalne teha on nende asjadega, et sa, võtame üürile andja poolt. Ja mis asjad üldse nagu maha on, võtame kõigepealt et asjad, et lihtsalt äkki maha jäänud. Ära läinud. Inimene läks ära, mõtled, et ei tea, kuhu läks. Jah, nagu näiteks inimene läks, nagu meil oli siin üks saade Üllar Saksamaalt. Näiteks Üllar läheb ära Saksamaale, jätab kõik oma asjad siia ja jätab oma asjad maksmata ka veel. Ja kui sa ei saa, sina oled üürileandja, sina ei saa kontakti, uksed on lukus ja aknast näed, et kellegi asjad on sees. Mis sa teed? No, vaat ongi, et kui sa nüüd saad minna nii-öelda avariid ja likvideerimiseks sisse, aga nüüd need asjad. Nii. Et läksid sisse, vaatasid, kõik on küll, tundub, et siin pole kedagi olnud, aga leiad sealt maast, ma ei tea, isiklikke asju, laste mängu asju, joonistusi, passid, sularaha, kallid Tiidliksoni joped. Ja. Mis on kõige kallim jopefirma? Kanada 6. Kanada 6, leiad kallid brändirõivaid ja tõesti nüüd lood ja mina küsisin ühe inimese käest, kellega meil aastaid tagasi juhtus selline lugu. Küsin, mis neist asjadest on saanud, eelmine nädal just küsisin. Ütles, et ikka on seal, kus nad viisid, et kuskil garaažinurgas. Ära ka ei julge visata. Aga kuidas see on, kas tohib ära visata või ei tohi? Mida teha passidega? Sa pead ikkagi viima politseisse või? No ikka kõige lihtsam oleks, kui Jaak ilmuks välja. Ja aga et tegelikult on niimoodi, et kui see nüüd aastaid hiljem on ka kogemus, et aastaid hiljem ilmus välja üks härra, kelle nimi ei olnud Jaak ja ütles, et jäi ka võlgu ja ilmus välja sellepärast, et kohtutäitur sai lõpuks tagast raha kätte koos intressidega, sest et inimene läks pensionile. Ja ega ta need asjade kohta ta lihtsalt muud ei jäänud üle kui viriseda, et ega kuskile midagi muud ei olegi. Aga psühholoogiliselt, mis see põhjus, nagu see kõige suurem põhjus on, miks nad nagu ära kaovad, et kardavadki, et häbi on võlgu olla? Julguse puudub. Ja see hakkab lastetoas pihta. Aga äkki teha siis niimoodi, et me paneme su asjad kella 3 sinna platsi taha, maja taha, nurga taha ja me ise ei vaata, mine vii palun ära, siis sa vähemalt asjad ära anda inimesele. Jäsku see on, jah. Või kuidas see käib või kirjutad, et las ta olla siis see, aga palun tule enda asjade järgi. Pigem on nagu küsimus, mida tahaks Jaagu käest küsida, et mida sa kardad? Ja. Et mis see üürileandja siis sulle nagu teeb? Lõuga ei anna. Ütleb halvasegi, seda. Kinni või. Te võite kirjutada meile siin all, et mida sa kardad, et tegelikult on üürileandjatel ja omanikudel ei ole mitte probleem see, et nad tahavad raha kätte saada, vaid nad ei tea, mida nende asjadega teha. Ja. See on väga suur mure. See on mure. Ja selle murega ei olegi tegelikult mingisugust väga selget asja,
mida siis sellega nagu peale hakata. Sest et sa ei taha nagu, kliima, kus me elame, et sa ei jäta ju kuskile keldrisse näiteks mädanema nende asju. Et need asjad peavad ikkagi soojas olema. Hoiustama kuskil, sa võtadki minilao, see on ka ju kulu ju tegelikult. Just. Sest et see, ütleme, see korter või maja, mis iganes, kus Jaak elas, omanik tahab ju selle uuesti välja anda ju järgmisele, et neid asju sinna ju jätta ei saa. Maru kihvt oleks, kui saate lõpus tekiks siia Jaak nagu nähtavaks. Aga praegu veel ei ole. Ja maksab raha ära. Ja et nüüd ongi teine asi, et üks asi on need asjad, et üürile andjal või omanikul või see, temal on ka väga keeruline sinu asjadega, et ega ta nende, tavaliselt ei ole see mida üleliia väärtuslikku, vaid pigem siuke sentimentaalne väärtus, millest sa hiljem tunned ise puudust. Mingid pildid näiteks. Näiteks mingid medalid või mingid sellised asjad, mida nagu, tõesti, pildid on kõige suurem nagu varandus, näiteks laste pildid, kus sa saad need pärast. Et kui sa Ahto veel kuulnud ei ole, näiteks kuldmedalid enamasti ei ole kullast. Ei ole. Ja siis on ikkagi ainult sentimentaalne väärtus. Kiituskirjad näiteks. Olümpiakuldmedalid vanasti olid täitsa kullast, aga nüüd on ainult just kaetud. Vist. Aga see selleks. Ütleme nüüd need asjad, et see on nagu, nüüd see on Jaagule see tutvustab. Teine mure on raha. Tavaliselt, kallis Jaak, sa oled ka võlgu. Jah. Rahaga on lihtne, sellega tegeleb kohtutäitur. Aga seal ongi, et inimene mõtleb, et aga sa ei saa meid kätte, mul pole tööd. Mis siis? Ja. On ju. See on see, et põgenesin ära, aga tegelikult, mida ütles mulle üks tuntud kohtutäitur? Nii. Mina ütlesin, et mis me teeme seda maksekäsku, siis ta ütles, et aga vaata, ühel hetkel see inimene pärib midagi, ühel hetkel ta läheb pensionile. Ja mina paraku kahjuks või õnneks olen näinud seda, et nii juhtubki. Ei lähe palju aastaid mööda ja hästi naljakas lugu oli, ma ei tea, kas me peaksime Jaagule nõu andma. Enam seda ei tule, enam ei anta seda kolmanda või üldse teise samba pensioniraha enam ei anta ju tagasi. Ei anta, nii. Vist, ainult ei ole kõik. See oli korra ja ühesõnaga toon näite, et saad ootamatult kuskilt raha nii. Ja see võetakse sult ära. Ehk siis mida siis täitur teebki, et hakkab siis jälgima seda inimest ja ootamatult saadakse raha ja siis niimoodi saadakse ka. Et ühesõnaga, mis see sõnum on Jaagule on ikkagi see, et sul on kasulikum asjad korda ajades, pärast võetakse sult kuidagi viisi koos intressidega ikka see asi. Ma olen näinud seda pärimise lugu mitu korda, et inimene põgeneb enda probleemide eest näiteks välismaale ja 10 aastat hiljem tuleb tagasi ja siis koos intressidega see raha talt paraku ära võetakse. Üürivõlg näiteks. Ega see põgenemine ei anna. Ma võin ise tunnistada oma kogemustest. Vaatan otse kaamerasse, hea mees, kes tunnistabki. Mina kunagi elasin kortermajas ja mulle teatud tegemised seal ühistule meeldinud. Siis ma mõtlesin, ma lihtsalt ei maksa kumma. Ma ei saa aru, mis ma mõtlesin. Ma olin siis noor ja rumal. Ja nägin kogu aeg seda ühistu mutti. Teretasime ja rääkisime, aga ei anna. Ja ei annudki, kuni tulidki kohtutäiturid ja värgid ja ma ei andnud neile ka. Kuigi mul oli raha. Saad sa aru või? Ma tunnistan oma viga. Aga mul oli vaja see asi ära klattida, sest et ma tahtsin natuke paremat pinda ja tahtsin laenu võtta. Siis maksid ikkagi ära. Siis maksid ikkagi ära ja mõtlesin, oli mul seda vaja, ei põgene ju tegelikult mitte kuhugi ära. Aga kui me jõuame selleni, mis siis nagu meie sõber Jaagu peas toimub, sest et ka mina kunagi mitukümmend aastat tagasi jäin korra üürivõlgu ja nagu sinagi. Mina jäin kommunaalivõlga, mina jäin nagu üürilaendele, jäin võlgu ja siis ma tahtsin ikka elada seal ja siis ta elas kõrval korteris. Ja siis ma hiilisin sinna ja siis ühel hetkel sai mu kätte. Ja mina ma ei tea, mida ma kartsin. Ta oli jube viisakas, küsis, et mis su mured on, kuidas ma saan aidata. Ja see oli nagu nii konstruktiivne, ja me leppisime kokku ja saime ka hiljem hästi läbi nagu. Et vaat siit ma mõtlengi, et mis Jaagu peas toimub, ta võib-olla kardab üürilaindet. Kardab, jah. Mida ta ka? Aga võib-olla peaks saatma siis sõnumi või kirjutama Jaak ära karda. Ära karda, jah. Aga see kõlab ka kuidagi ähvardavalt. Sul on asjad. Ei ära nagu... Kuidas sa ütles inimesed, et ära karda niimoodi, et ta ei arvaks, et tegelikult... Anna mingi tähtaeg, et ütleme 2 nädala jooksul Jaaku, sa võtad ühenduses, me raha ei taha. Ei tahad ikka tegelikult ju. Ei, sa tahad lihtsalt... Siis on 50% soodsam see võlg. Ma olen filmidest näinud, et ei, ma ei tea, et... Tee mingi hea pakkumise, tee mingi hea diil.
ei, ma olen läinud seda, et me tahame lihtsalt rääkida. jah. Aga tema ei taha sinuga rääkida. Mis tema tahab? See võtab tegelikult ta hirmu ära. Jah, see on lahendus. See tegelikult on ju see, et tule purjus peaga lihtsam rääkida. Saame kuskil klubis kokku, ma tean ühte head klubi. Räägime seal. et lõpuks see taandub, et aga tegelikult meie selle, ma arvangi, et ega me oleme oma sõnumi Jaagule, kes ei ole ikka veel, ei ole muutunud nähtavaks, oleme vist edasi andnud need või? Jaa, selles mõttes 3 asja Jaagule. No tegelikult meil on... Ära pane pead mulle alla. Just. See ei anna mitte midagi. Tule räägi. Korja asjad ära, neid asju on sul vaja rohkem kui meil. On jah? Nii, 3. Oota, ära karda, sa ütlesid juba. Tule räägi on lihtsalt. Ära karda ka. Üürilaindel ei ole legaalne midagi, ei ole seadud, ta ei saa sulle tegelikult midagi teha. Vot see on hea, et üürilaindel ei saa sulle midagi teha. Ei saa midagi teha. Ei saa midagi teha. Ja ta ei taha ka teha. Jah. Üürilaindel on täitsa muud huvid. Kuidas see pind jällegi järgmisele anda ja siis ta unustab juba sinu ära. Just. Ei, sa ei ela üürilandja südames aastaid. Läheb uus. Nagu rongiga. Aga siis tuleb uus ja parem. Võtame kokku. Me Jaak ilmus ka välja ja... Jaak. Et lihtne. Suhtle. Tegelikult 90% probleemide lahendus on suhtlemises. Tegelikult on nii. Ja, mina paneks 95. Ja meie suhtleme igal esmaspäeval teiega. Tartu Teatajast igal esmaspäeval tuleb uus suhtlus, kui mingit tähtsat riigipüha ega jõule ei ole. Või mingid muud pommetamist. Aitäh! Järgmise nädalani. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.